Väga hea, tervist. Hakkame hea küsimustega pihta. See on osaliselt filosoofiline, osaliselt ökoloogiline küsimus. Filosoofia mõelge ise välja. Ökoloogi vastus hästi lihtne. Selle liigi leviku areaal on pool Euroopat umbes ja siis natuke Aasiat. Ehk siis see väike väärtus on väiksel maalal suhteliselt. Aga Belgias ei lähe sellel liigil tegelikult üldse hästi, et on alles hiljuti tagasi tulnud, seal on mingi väga väike pesitspopulatsioon, et Eesti on selgelt nagu ajalooliselt, evolutsiooniliselt palju parem koht olnud. Et ühesõnaga tuleb ikka hoida, aga lipuliikide kaitse on laiem teema niikuinii, et neid väärtustatakse ja hoitakse rohkem kultuurilistel põhjustel ka. Nii, aga teeme järsu kannapöörde, rohevõrgustiku tunnustame ära ja tuleme lindudele tagasi, et tegelikult Art ja Tarmo juba hästi mitut olulist aspekti mainis. Räägin teile sarnast juttu MLA-st, tsoon-1-dest ja erinevatest meetritest. Ehk siis pool ettekandest on ikkagi sissevaade sellele köögipoolele, kuidas siis tuuleparke täna planeeritakse, mis seis on, milliseid probleeme kotkamehed näevad, mida saaks teha paremini. Erinevaid mõtteid, aga sissejuhatuseks natuke kotkastest laiemalt, et ma räägin teile tegelikult kõikidest liikidest tuulepargi kontekstis, et päevakavas oli esialgu küll ainult Must-Toonekurg ja väikekonnakotkas kirjas, kes on kõige tõsisemad tegelased mõjude, piirangute ja kontaktide mõttes tuulikualadel. Aga meil on mitmed teised liigid veel. Ja see tööhüpotees ongi ära jagada siis ühine ruum nii maal kui õhus, et meil oleks elektrit ja neil oleks ruumi lennata. Ja taustaks mustvalge foto peaaegu, ehk siis filosoofiline küsimus, et kas me tahame, et siin pildil oleks kotkas ka, et praegu ei ole. Aga maailm ei ole mustvalge, et maailm on tegelikult hästi värviline, et kotka maailm on ka ägedalt värviline, et siin on liigid nende põhibiotoopide järgi ära markeeritud. Kalakotkas ja merikotkas on valdavalt veekogudega seotud liik, merikotkas ka erinevate märgaladega. Ja nagu Rainer Vakl ütles, siis on Eesti suurimaid looduskaitse edulugusid, arvukus jätkuvalt taastub ja rõhk sõnalt taastub ajaloolisele arvukuse tasemele. Et see, et ta vahepeal oli välja surnud, peaaegu oli meie süü. Täna me näeme selle liigi loodusliku fooni taastumist. Ja ilmselt oleme sellele juba suhteliselt lähedal, vähemalt märgid on sellised. Kaljukotkas on meil rabade liik, suurte soostike ja rabade liik, väikekonnakotkas kultuurmaastike liik või eriti mosaiksete kultuurmaastike liik, et ta ei pesitse näiteks Pandivere kuivadel põllumassiividel. Suurkonnakotkas natuke rohkem loodusliku või sellise rohumaade, luhtade, märgade maade lembene tegelane, aga ka kultuurmaastikus või mosaikmaastikus pesitsev. Madukotkas on täna kadunud, pesitses viimati umbes 50 aastat tagasi. 70. oli viimane pesa siin samas Tartu lähedal. Ja kotkameeste jaoks on kotkas ka Must-Toonekurg. Et ta on lipuliik selle pärast ja ta on sama äge ja sama suur ja tore liik ja sarnaste probleemidega, sarnase elupaiga valikuga. Et sellepärast kotka mehed või kotka klubi on kogu aeg tegelenud ka Must-Toonekurega. Ja need numbrid on siis tänased arvukushinnangud, need on täiesti värsked, et keegi ei ole neid näinud avalikult. Et need on uued arvukushinnangud, mille andis ornitoloogiaühing koostöös kotkaklubiga nende liikide kohta. Ja lähiajal saavad avaldatud ja linnudirektiivi aruandes juba on avaldatud. Et need numbrid on juba veidi muutunud, kalakotka ja kaljukotka number näiteks on märkimisväärselt väiksem või natukene väiksem ja Must-Toonekurel märkimisväärselt väiksem. Merikotkal suurem kui varem, ehk arvukus tõuseb. Ja kokku on siis Eestis umbes 1100 paari neid haruldasi liike, kellest umbes 1000 on 2 liiki, merikotkas ja väikekonnakotkas. Ehk siis kõik need teised on üli haruldased või väga väikesearvulised. Ja kotkaste seisundit me saame teada kotkaste riikliku seire kaudu, et siin aegrida algab küll
85. aastast, aga päriselt kotkamehed tegutsevad juba peaaegu 100 aastat. Merikotka kohta saab selle aegrea pikendada 40-ndatesse. Kõik joonisel nähtavad nii-öelda trendid ei ole väljas objektiivsed, et siin on pesade arv, mida on aastas üle vaadatud. Et näiteks väike konnakotka puhul on arvukus enam-vähem stabiilne, aga lihtsalt pesi on järjest rohkem käima hakatud. Merikotka puhul on objektiivne, ehk siis arvukus umbes nii tõusebki. Kalakotka puhul objektiivne arvukus on hakanud langema, mis on meie jaoks siuke väike üllatus. Juba 10 aastat jääb neid järjest vähemaks. Sama kehtib musttoonekure kohta. Suurkonnakotkas on olnud kogu aeg üli väikese arvukusega kohe välja surev, vähemalt sellises tunnetuses. Aga kusagilt neid isendeid ilmub, üksikuid tuleb ka Eestist juurde. Hübridiseerumine on valdav väike konnakotkaga või hästi suure mõjuga, aga sellest hoolimata meil on ka geneetiliselt puhtaid suurkonnakotkaid. Ja Maaülikooli LIFE projektiga on seda tööd nüüd või selle liigiga spetsiaalselt viimastel aastatel tegeldud ja uusi kohti isegi juurde leitud. Et on veel lootust, et globaalselt ohustatud liik, keda on ainult paar tuhat isendit maailmas, Eestis 5-10 paari, hästi oluline tegelane. Ja kes meil veel on siin? Kaljukotka arvuks on ka hakanud langema. See on ka siuke väike üllatus. Et siit trendilt väga selgelt ei paista, aga päriselt umbes 10 territooriumi on viimase 5 aastaga tühjaks jäänud. Võib spekuleerida miks, aga täpselt me tegelikult täisvastust ei tea. Ja mõned levikupildid ka, et merikotkas Lääne-Eestiga või rannikuga põhiliselt seotud, pluss siis sisemaa vesikonnad, siin samas Tartu, Võrtsjärv, Emajõgi, Peipsi vesikond. Kaljukotkas Vahe-Eesti sood pluss Lääne-Eesti suured sood on see tuumik. Kagu-Eestis näiteks Kaljukotkale sobivat elupaika pole. Ja musttoonekurg suured loodusmaastikud, mida suuremad, ägedamad, looduslikumad metsamassiivid, seda paremad kohad. Sealhulgas Saaremaa, kus on palju väikeojasid, vähe tammituse maaparanduse mõju, pluss rannik on hästi mitmekesine. Mis meeldib loomulikult merikotkale suurepäraselt. Siis liikide kogu seda temaatikat, muresid ja rõõme kirjeldatakse liigi tegevuskavades. Kõik asjasse puutuvad isikud loevad neid, arutelud käivad. Hetkel on mitme liigi tegevuskavad lahti ja tuulikuud või tuuleparkide planeerimise praktika on nüüd uus teema. Et see on alles ikkagi tõsiselt tulnud viimasel umbes 5 aastal temaatikasse. Et tuuleparke on ju Eestis juba 20+ aastat rajatud, aga varem on olnud neid vähe ja põhiliselt rannikul. Täna planeeritakse igale poole, seetõttu saab nii-öelda fookusteemaks. Ja taristu on seal tavaliselt kokku pandud selle ohutegurina, sealhulgas siis tuulikud, aga ka liinid ja maanteeliiklus näiteks. Ja keskmise suurusega ohutegur on taristu 2 liigile hetkel, on merikotkas ja musttoonekurg. Aga mõju avaldub kõikidele teistele liikidele ka. Miks merikotkas ja kurg? Merikotkas rannikuliik ja tuulepargid täna on rannikul, musttoonekurg sellepärast, et arvukus üli väike ja tuulepargis ühe isendi surmamine tähendab umbes 2% Eesti populatsiooni kadu. Et lihtsalt linde on nii vähe järgi. Aga konkreetsemaks minnes siis tuulepargid ja nende mõju kotkastele, et tänane seis hukkunud kotkastest, mida meie teame või mis on ametisse laekunud või tuulepargi omanikule teatavaks saanud, need allikad on erinevad, kus see info tuleb. Tänane seis on see, et on 12 hukkunud lindu. Esmapilgul ilmselt teile paljudele tundub, et polegi ju nii palju, et mis siis ikka, pole ju probleemi äkki. Aga me räägime ikkagi väikesest tuulikute arvust. Meil on küll paarsada tuulikut, aga need on kõik ju siuksed, umbes 100 meetri kõrgused, lokaalsed, kokku erinevaid parke on, ma ei tea, võib-olla 20 kohta. Ehk siis väike kogus ja vähe kotkaid on ju loogiline, et mida rohkem tuulikuid, seda suuremaks need numbrid lähevad. Aga need tänased tendentsid on selged, et merikotkas on põhiline hukkuja
kõikides ranniku lähedastes ja ranniku äärsetes parkides on linde otsa saanud. Sisemaa esimestest parkidest hakkavad tulema hukkunud väikekonnakotkad, vähemalt Saarde näitel. Ja isegi üks kalakotkas on Saardes hukkunud, ilmselt siis rändne isend, kuna lähedal pesiskohti ei ole. Ja nüüd viimased mõned aastad on neid linde leitud regulaarselt. Et tuuleparke tegelikult on ju juurde tehtud viimastel aastatel ainult Sopi, Tootsi ja Saarde. Ja Saarde järelseire on üks põhjus, miks neid on rohkem leitud, aga juhuleid on tulnud ka mujalt rohkem. Merikotkaste kohta, et kas see on nüüd mingi trend või mitte, seda näitab tulevik, aga leiud sagenevad on see kokkuvõte. Ja kuna need on juhuleiud enamasti, järelseiret tehakse tuuleparkides tavaliselt ühe hooaja jooksul. Järelseire tundub on olnud ebaühtlane, mõnes pargis ei ole üldse tehtud, näiteks Aidu, mis ei ole küll kotkapesade kõrval ja asub ju vanas karjääri alal, aga merikotkad ikka liiguvad seal alal ka. Ja lähedal kusagil on ka pesitsemas tõenäoliselt, vähemalt vaatuste järgi. Ehk siis tegemist on juhuleidudega, me räägime ainult teada infost. Ja kui palju neid päriselt rohkem otsa saab, keegi ei tea täpselt, aga kindlasti saab rääkida kordadest rohkem. Ilmselt 10 kordadest mitte, sest nad on ikkagi suured linnud. Pistelisi otsimisi teevad ju kohalikud või linnuhuvilised või erinevad eksperdid ise omast vabadast tahtest ka või mingite erinevate uuringute või teadustööde raames. Et me räägime 10 hukkunud lindudest, täna valdavalt merikotkastest. Ja Auläppa tuulepargi näide natuke konkreetsemalt ka, et see on üks vanemaid ja tol ajal Eesti ja Baltikumi suurim tuulepark. Tuuliku tipukõrgus umbes 150 või 140 meetrit. 20 tuuliku kanti on seal tuulepargis, sealt on leitud 3 surnud merikotkast. Siin on need asukohad ka märgitud. Kas see on muster või mingi reeglipärane muster, see pole kindel, see võib olla ka juhus. Aga serva tuulikutes hukkumine võib olla tõenäolisem. Lihtsalt parki sisse lennates ja serva peal rohkem või siis julgemalt tiirlemise tõttu näiteks. Et see ei ole võib-olla ebaloogiline. Kõik Eesti teised pargid on nii pisikesed, et ongi mõned tuulikud ainult, et seal ei ole võimalik öelda, kas seal on mingi serva efekt, irduvate tuulikute mõju või midagi sellist. Aga Auläppa puhul võib natuke selle üle spekuleerida, et selle pargi eluga on ka varsti läbi, et ilmselt me seda täisvastust siit niikuinii ei saa, aga täna on serva või nurga tuulikutes need kotkad otsa saanud. Ja loogiline on mõnes mõttes, sest visuaalvaatused näitavad ka, et kui nad parki jõuavad, et siis on umbes 3 valikut, mida nad teevad, et julgemad lähevad vahele, lendavadki läbi sealt. Siis need, kes kõhklema jäävad tiirlema. See on ilmselt see kõige ohtlikum hetk, et kui tuul puhub nad pargi poole, siis see tiirlemise ajal seda laba seal aru saada, kus kohas ta on, see ei ole inimese puhul ka võimalik. Ja evolutsiooniliselt sellise objekti paika ajamine, selle tunnetamine, ohu tunnetamine seal hulgas ei ole võimalik. Et linnud lihtsalt ei mõista sellist objekti ja nii kiiresti liikuvat objekti. Ja siis 3. variant on see, et nad lendavad mööda või lähevad üle. Et isendid käituvad natukene erinevalt, vähemalt merikotka puhul Auläppas. Ja seal on eri põhjuseid, miks see nii on, et see on individuaalne mõju, kohanemise mõju, julgus ja nii edasi. Ja Auläppa kõrval on ka üks merikotka pesa, tuli küll hiljem, kui park rajati. Ehk siis pargil lähedal, vahetult lähedal merikotka pesi ei ole, aga esimene hukkunud lind oli rõngastega, tuli 7 kilomeetri kauguselt. Et ettekande teises pooles jõuan sinna ka, et need väikesed numbrid, millest me siin planeerimise kontekstis räägime, on ikkagi siuke totaalne miinimum, millest üldse hakata rääkima tegelikult. Ja ei hakka teile rääkima täna, sest sellest planeeringute seisust ei ole üldse meie või minu ampluaa, et ainult markeerimise mõttes, et täna on umbes 700 megavatti, nagu Märtki näitas.
Lõppfaasis planeeringuid on topelt sama palju, loomulikult nendega on oma tagad igasugused, aga see joonis on siin eelkõige sellepärast, et näidata, et need pargid on rannikualadel kõik või suurem osa neist. Et siin Lääne-Eesti rannikul teate hästi Virtsut ja Tambat, Varblat, Aulepat, Esiveret ja Saaremaa parke. Et Sisemaal on nüüd alles esimesed tehtud viimastel aastatel Saarde ja Sopi-Tootsi, siis üksiktuulik seal Aburis ja Virumaa Aidu park on ka rannikult tegelikult natukene eemal. Ehk siis sõnum, mis juba tuli ka varasemate uuringutega välja, et Veljo tegi koos Tauno Tähega kunagi ühe diplomitöö leitud hukkunud lindude baasilt, mis näitas, et rannikule lähemal parkides hukkub rohkem linde, nagu kõiki linde, mitte kotkaid. Lihtsalt seal on rohkem rännet, rohkem kontsentreeruvat liikumist, sealhulgas merikotkaste puhul. Aga merikotkal tulid esimesed hukkunud linnud 15 aastat tagasi umbes. Ja siin foto peal ongi esimene ohver, et ta ei saanud surma, aga tal löödi ära tiiva ots koos luudega. Et seal esimesed mingi 5-10 sulge koos kämbla luudega läks minema. Ja sellist remonti ei ole võimalik teha, et ta lennata uuesti saaks, et ta jäi lennuvõimetuks. Elas küll puuris pikalt, aga oli Lätis rõngastatud üsna vana lind ja tol aastal veel edukas pesitsus ja poegade ajal see veel haiget, et seal oli selles mõttes kõik oli halvasti. Aga pojad õnneks lennuvõimestusid, viisime neile natuke lisatoitu ka, et seal vähemalt nii palju läks hästi. Tuuleplaneeringut Eestis, et see on natuke aegunud pilt siin, aga see täpsus minu sõnumi mõttes ei ole ka oluline, et siin on näha, kui palju neid planeeringualasid on, kui palju omavalitsusi täna jätkuvalt planeerib, on loomulikult hästi kirjuse pilt, et osad on peatanud, osad on kohtus, osad ei taha edasi minna, osad on nõus. Aga need sinised alad, mis on siis erinevate planeeringutega välja valitud, nende üldpilt on oluline, pluss siis need vallad, kes täna tegelevad üldse teemaga. Et Ida-Eesti on väljas riigikaitseliste kõrguspiirangute pärast põhiliselt, pluss tiheda asustuse pärast kindlasti ka suures osas. Lääne-Eesti on väljas rannikule põhimõtteliselt ju planeerimise keelu ja keskkonnamõjude tõttu, pluss inimeste tiheduse tõttu. Ja järgi jääbki see siis Kesk-Eesti, Vahe-Eesti, Kesk-Eesti ja Kirde-Eesti, ükskõik kuidas seda siis kirjeldada. Ja kui me seda planeerimise pilti mõni aasta tagasi nägime, me kohe saime aru, et siin on ikkagi jama majas, et see ei ole hästi tehtud valik kotkaste ja keskkonnamõjude mõttes või lindude mõjude mõttes. Et suured planeerimise fookus keskmed on täna seal, kus ei ole inimesi, loodusmaastikes, Vahe-Eestis, Alutaguses muu hulgas. Et see Vahe-Eesti kaitsealade vöönd on loomulikult väljas, aga väga palju alasid on Vahe-Eesti metsavööndis või selle lähedal. Ja tegelikult see meie vaatest ongi põhiprobleem, nagu planeerimise põhiprobleem. Et tuulikud surutakse inimestest eemale loodusmaastikesse, kuigi ei suruta kaitsealadele ja ei suruta otseselt nende liikide pesapaikadesse, siis tulemus on tegelikult kaude sama. Et loodusmaastikesse planeeritakse ulatuslikult tuuleparke ja see oli juba mõned aastad tagasi, kui see buum hoo sisse sai, oli ikkagi selgelt tuvastatav mure, mille vastu täna ükski otsustaja midagi ei plaani teha ega ette võtta ega saagi enam ilmselt ette võtta. Ja Eestis on täna see praktika, et vähemalt kilomeetri eluhoonetest, aga osades omavalitsustes tehakse see puffer veel suuremaks, vähemalt tihe asustusalade puhul. Et see ahendab veel seda inimese lähedust. Ehk siis mõjud kotkastele, musthoonekurele ja teistele tundlikele liikidele on seal loodusmaastikes selgelt kõige suuremad, hoolimata sellest, et need tuulepargid ei ole otseselt ju kaitsealadel või nende liikide püsielupaikades on sellepärast suured, et me räägime hästi suure territooriumi ja kodupiirkonnaga liikidest. Näitan teile varsti näiteid ka.
Ja meie sõnum on olnud kogu aeg, loomulikult see ei määra mitte midagi, ei muuda kellegi valikuid, on see, et ehitage inimeste juurde tuulikud. Et neid inimesi, kes tahavad tuuleparki või tahaks oma maja taha teha tuuliku, neid tegelikult ju on Eestis. Et arendajad ja metsafirmad on nõus ehitama küll omale lähedale tuulikuid. See, et täna erinevad määrused või kokkulepped seda ei luba, on teine teema. Aga igal juhul arutamise koht, sest Metsisel või Kaljukotkel ei ole vaja elektrit. Et meil on vaja. Aga kuna me täna nägime Soome näidet, siis tegelikult seal on sama õnnetus juhtunud. Soome on surunud oma tuulikud Põhja-Soome ja Kesk-Soome, kus ei ole inimesi, kus ei ole nõudlikke kontakte, nõudlikke kogukondi, aga on loodus. Et see on niisugune halb paradoks, mis siin paraku juhtus. Et kuidas me siit nüüd edasi läheme, vaatame, kuhu see lõpptehe välja viib, et kuhu need 100 või 150 tuulikut siis tulevad, et see vastab sellele küsimusele ka. Et siin loomulikult planeeringu alade hulgas on ka neid alasid, mis sobiksid tuuleparkide tegemiseks, aga valdav mure on ikkagi elustikuga, vähemalt meie vaatest, negatiivse mõjuga seotud. Nii, mõjudest ka lühidalt, et see on hästi huvitav detailne plokk, et see kõige selgem ja nähtavam mõju on kokkupõrke oht, aga see on mõnes mõttes niisugune ülehinnatud mõju, et nagu te nägite, siis on 10+ kotkast täna leitud, kui sisemaale parke teha, siis hakkab sealt tulema kohe konnakotkaid ilmselt korralikes kogustes, juhul kui nad on pesadele väga lähedal või toitumisalade peal ja paremal juhul on võimalik ka kaljukotkaid ja mustnoonekurgi püüdma hakata. Merikotkastest rääkimata, et merikotkad liiguvad ka sisemaal täitsa aktiivselt. Kuigi see ranniku efekt on valdavalt täna välistatud, et merikotka puhul rannikul ehitamist üldjuhul väga ei tule. Ja see põhiprobleem kokkupõrke tõttu on lennukõrgus, et siin on ühe kaljukotka lennukõrguste jaotus, et ongi 60 meetrist alates ära jagatud, see on siis niisuguse tänase põlvkonna tuuliku labade alumine ots, mida kõrgemaks need tuulikud lähevad, seda kõrgemale läheb ka alumine kõrgus või alumise laba, alumise otsa kõrgus. Aga mudeleid erinevaid, diameetreid erinevaid, et lihtsalt niisugune suurusjärk. Et jah, nad lendavad palju madalal, kuna seal käib saagijaht, istub puude peal enamik liike, päris palju lendavad madalal, kehva ilmaga ei saagi kõrgele väga palju tiirelda, aga kui vähegi on lennuilma, siis keskmine kotkas ja mustnoonekurk käibki kuni kilomeetri peal, võivad ka kõrgemale minna, antud isend ei ole käinud, aga oluline osa, mõnikümmend protsenti on tuuliku labade kõrgusvahemikus. Et tänastest tuulikutest see tähendab siis kuni 300 meetrit isegi suurusjärguna, või siis vähemalt 250 või pluss meetrit. Et on ühesõnaga teema küll. Aga tegelikult kaudsed mõjud, ma arvan, on pikaajaliselt on kokkuvõttes suuremad. Sellepärast, et nagu te siin enne kuulsite ka erinevatest ettekannetest, siis ega seda arusaamist, teadmist ja fakti kui sellist alati ju pole olemas. Et kaudsed mõjud, mida teatakse, on erinevaid, et elupaiga kvaliteedi langus tuleb erinevatel viisidel, maastiku killustumise, vältimise, saagi või toidualade kvaliteedi vähenemise kaudu näiteks. Et neid on erinevatel liikidel näidatud, kuidas musttoonekurele ja kaljukotkale tekib vähemalt osaline vältimisala. Täna Soome esialgsete tulemuste pealt kuulsime sama. Suured tuulepargid või tihedad tuulepargid igal juhul tekitavad vähemalt mingil kujul osalise vältimisala. Šoti uuringu järgi kilomeeter umbes tuulepargist ja kaljukotka puhul. Siis elupaikade killustumine näiteks ranniku tuuleparkide puhul, halb näide on Virtsu tuulepark, küll vähe arv tuulikuid, aga otse ranniku vööndis väikese poolsaare peal, et merikotkad lendavad selliste alade pealt kogu aeg läbi. Et väga tihe liiklusega koht, teised linnud samamoodi, rannikuliigid, veelinnud, kajakad, luiged. Ja
musttoonekure puhul sama, et kui tekib osaline vältimisala, siis toitumisalade kasutamise võimalus või siis vähemalt see julgus väheneb. Ja see kaudne mõju võib olla ka läbi saakobjektide kaljukotka näitel, kui teha näiteks metsis mängu või tedremängudesse tuulikuid, siis igal juhul see mõju avaldub, ükskõik mismoodi arvukused vähenevad, saak väheneb. Et mis mõjutab kogu seda maastiku kasutust, toitumisala kasutamist ja nii edasi. Ja 3 punkti on siin selle mõttega, et see on nagu alles algus sellest nimekirjast. Et see teadmine tuleb oluliselt pikema viibega, kui planeerimise loogika jõuab muutuda või seadusandlus enne seda. Et täna juba mainitud mure on see, et metsadesse ehitatud tuuleparkide mõjude uuringuid on tehtud ülivähe üldse. Et võib-olla Põhja-Ameerikast leiab, üldjuhul on need tehtud ju avamaadele, rannikutele, Taanis põldudele, majade taha, Rootsis ju suures pildis samamoodi. Et see, et me teeme suurtesse metsamaastikesse, kus küll on tavapärane majandusmets, aga seal on ju nii-öelda omane elustik olemas, ükskõik kui vähe seda seal on, siis seda mõju tegelikult pole võimalik teada, sest vastavaid uuringuid ei ole. Et Eesti järelseired hakkavad mingit teavet andma, aga nagu Art ütles, siis järeldamine on ka keeruline, sest looduslikud mõjurid on teistsugused ka olemas. Et ühesõnaga keeruline teema, proovime siit nii palju edasi minna, et esimene loogika hästi lihtne, ettevaatusprintsiip alati on parim valik. Ja metsamaale me planeerime 1-aastase protsessiga 40-aastast tuuleparki. Et see ei ole ka tegelikult lõpuni loogiline, et need mõjuhinnangud peavad olema ikkagi põhjalikud. Aga müts maha ameti ees, et need lähevad järjest paremaks. Et see viimased mõned aastad on ikkagi selle praktika pluss väljundi ikkagi mingil kujul välja kujundanud, et reeglid on ikkagi võiksid enam-vähem arusaadavad juba olla. Ja põhireeglistik on see sama MLA ehk siis maismaa linnustiku analüüs, mis juba mitu aastat tagasi valmis sai, aga lihtsalt markeerin üle, sest see ongi see põhialusdokument, mille pealt see kõik algab. Vähemalt kui me kotkastest ja musttoonekurest räägime. Et tsoon 1 on siis kodupiirkonna tuumala ja meie vastus hästi lihtne, et tsoon 1 on tuulikuvaba ala. MLA mõte oli täpselt sama, et tsoon 1 on tuulikuvaba ala. Täna küll amet mainis, et seal on teatud nii-öelda leevendused kohe olemas ja MLA seda tõesti kirjeldab ka. Aga põhimõtteliselt võtke aluseks, et tsoon 1 on tuulikuvaba ala. Kui tsoon 1 sisse midagi teha, siis mõju on ikkagi väga tõenäoline. Küsimus on ainult selles, et kui suur, kas saab äkki kuidagi silma kinni pigistada või kuidagi saab. Et seal on palju agasid ja nende üle see mäng siin põhiliselt käib ka. Aga põhimõtteliselt hästi lihtne, see tsoon 1 on väike, arvestades nende liikide elupaiga nõudlust, siis seda võiks võtta tuulikuvaba alana. Ja valla üldplaneeringud, mis on tehtud olemasole eelise info peal, on selle arvesse võtnud üldjuhul. Et seal ei suruta tuulikuid kotkapesade lähedale. Kui pesad leitakse uuringute käigus, siis hakkab kohe üks lõputu kauplemine. Asi läheb keeruliseks, loomulikult hästi arusaadav, et halvad üllatused arendajatele ja omanikele või maaomanikele, kes seda soovivad seal teha. Aga mõte täpselt sama. Tsoon 1 on mõjuga või olulise mõjuga ala. Ja need on siis liigiti erinevad, musttoonekurel kõige suurem, teistel liikidel valdavalt 2 kilomeetrit. Tundub esmapilgul hästi suur, aga enamik kotkeid lendavad kas 2 või 3 korda kaugemale või kasutavad aktiivselt 2 või 3 korda suuremat ala, et varsti näete ka. Ja tsoon 3, mis täna on üldse planeerimise fookuses tegelikult peaaegu et täiesti väljas, on tegelikult ka hästi oluline ära adresseerida, et päriselt tuleks mõjuhinnanguid teha ka tsoon 3-s. Sellepärast, et need mõjud ulatuvad kaugemale kui tsoon 1 ulatus. Et hästi lihtne. Et musttoonekure toitumisalad üliolulised, neid tuleb vaadata kogu tsoon 3 ulatuses. Ja nagu Art ütles, siis tegelikult tuleks vaadata terves Eestis, sest ülikvaliteetseid toitumisalasid ei ole tegelikult ülemäära palju.
ja mida lähemal nad pesadele on või asustatud pesadele, seda suurem see mure on. Teistel liikidel tsoonid väiksemad, aga ka kaljukotkal näiteks 14 kilomeetrit. Et kaljukotkas on ka hästi laia suure territooriumiga. Aga tsoon 3 ja KMH-des mõjuhinnangutes planeerimise lahendustes üldjuhul ei käsitletagi üldse. Et kui saatja andmed on, siis käsitletakse lihtsalt koondmõjuna kogu sellele isendile või paarile, aga üldjuhul mitte. Ja hästi detailne probleem täna on see, et uuringud tehakse 500 meetri raadiuses ja väga hea on kuulda, et Leedu on sellest ammu aru saanud, et see on jama, et kuidas sa saad uurida 500 meetrit, kui sul välistavad tsoonid on 2 või 5 kilomeetrit. Et ei ole ju loogiline, aga see on lõivusuhe nii-öelda olulise või optimaalse valiku vahel ilmselt olnud ja lootuses sellele, et siis eelis või igasugune muu register või mingi muu huvi, mis nendele tuulealadele tekib, siis vastab sellele välisele alale ise äkki. Et ma ei tea, kotka pesad otsivad kohalikud üles ja päriselt see ei ole reaalne. Ei otsi ka kotkamehed neid üles, mõne üksiku võib-olla suudavad otsida. Ehk siis kui 500 meetri raadiuses uurida, siis kotkastele tuleb vaadata peale laiemalt. Et vähemalt siis selle tsoon ühe ulatuses, mis on siis valdavalt 2 kilomeetrit. Aga ma saan aru, et ametil selline mõte on ka, et väga hea, et see protsess siia jõudnud on. Ja osaliselt on nendes mõjuhinnangutes tegelikult seda vaadatud ka laiemalt ja osaliselt on neid pesigi sealt laiemalt üles otsitud, aga ise julgen küll arvata, et valdavalt ei leita, sest isegi ala pealt ei leita alati üles või sellest uuringu alast siis ei leita alati üles. Aga liikidest natuke konkreetsemalt ka, et kalakotkas on õnneks meil idapoolse levikuga, sinna täna tuulikuid väga ei tehta, üksikud paarid on Sisemaal ja Põhja-Eestis ja Saaremaal ka. Ei ole suur konfliktliik tuuleparkidega seoses, aga hukkumise oht on oluline, kuna rändpopulatsioon pluss toitumislennud pesa toitumisala vahel on täpselt jälle tuulikulaba kõrguses. Et see ränne ja toidu vedamine käibki seal 100 kuni mõnisada meetrit või 50 kuni mõnisada meetrit. Esimene hukkunud lind Saardest juba tuli järelseirega ja lendab väga kaugele, et taib toitumisaladele kuni 25 kilomeetri kaugusele. Et siin saatjaga linnu näidet ei ole, aga põhimõtteliselt kui on visuaalvaatlustega või saatjate järgi teada, kus see põhiline toitumisala on, siis sa võid sinna põhimõtteliselt ühe väga rasvase joone vahele tõmmata. Et selles koridoris käib hästi tihe sagimine. Et kui see veekogu on hästi lai, näiteks Peipsi äärt mõeldes, et siis nad ei lenda loomulikult ühe joone peale, et siis nad käivadki mingis laias vektoris. Aga kui pesa on 15 kilomeetrit Peipsist, siis tavaliselt see esimene minek on ikkagi hästi konkreetne vahe. Või Sisemaa järv ja ka Sisemaa jõed, kus nad toitumus käivad. Ja sellel liigil on võimalik neid põhilennukoridore ikkagi üsna visuaalvaatlustega isegi võimalik selgitada, et ikkagi hästi tuvastatav, aga lihtsalt jälle tuleb oluliselt suurema ala peal tööd teha või uuringuid teha. Täna aktiivses planeerimises vist sellist tuuleparki ei ole, kus kalakotkas oleks konfliktne liik, aga väikeseid puuteid vist üksikutel on. Ja oluline rakendus on toitumisalade ja pesa vahele tuulikuid mitte teha. Et see ei ole lõpuni leevendatav selle pärast. Merikotkas, et siin on nüüd järgmistel liikidel on saatja andmete näited. Et hästi suures üldvaates ei näita täpselt asukohta teile ja tsoon ühe ulatused on ka näidatud. Et siin on üks Põhja-Eesti rannikul pesitsev merikotkas, kelle saatja andmed on hästi suure ala peal, mis on hästi otspärane. Liik käib toitumas 5 kilomeetrit või rohkem. Kui pesitseb 10 kilomeetrit rannikust, siis käib 10 kilomeetri või 15 kilomeetri kaugusel toitumas. Ja rannikul pesitsevad linnud hästi tihti lendavad ka Sisemaale hane rände ajal, kui haned käivad põldudel toitumas, siis kotkad tulevad järgi. Ja sügis jahi ajal käivad jahi jääkide peal metsamaastikes ka samamoodi hästi laialdaselt. Et siin on ka näha, et see sama isend on hästi palju ka Sisemaal liikunud.
et siin on väga palju neid asukohapunkte ja ma ei täpselt vaadanud, aga kindlasti või eelduslikult suur osa on neist kevadised, sügisesed, hane rändeaegsed punktid. Ja see ring on 2-kilomeetrine, et nüüd vaadake ise, et kui me välistame 2 kilomeetrit, siis jah, põhimõju on välditud. Siin on isegi üks osa nii-öelda vähem kasutatud, mis tuleneb naaberterritooriumist. Et seal on teine paar üsna lähedal vastas, et kõik kotkad ja must-toonekurg on territoriaalsed liigid, nad teist väga lähedale ei ase. Väga heade toitumisalade juures võivad pesad olla merikotkal ka kilomeeter poolteist üksteisest, näiteks Käina lahe ümber. Aga kus toitu on tavapäraselt Eesti ranniku mõttes, seal on keskmised vahemaad on 4-5 kilomeetrit. Ja hoiavad seda oma platsi puhtana ja seal lääne pool ilmselt on ka kehvemad toitumisalad. Et paremad kohad on ida pool, kus siis käiakse julgelt kuni 5 kilomeetrit. Et siin tuule planeerimise mõttes tsoon 1 on selgelt liiga vähe. Et kogu see idapoolne rannik peab olema tuulikuvaba ja ka see lõunasuunaline lennukoridoride mingi vektor, ükskõik kuidas seda loogikat seal teha. Et ta ei ole üks joon, nagu siin enne küsiti, et kust lendab lind üle Eesti, kui ta Arktikasse vesitsema läheb, et tegelikult lendavad eri kohtadest. Kotkad samamoodi käivad eri kohtadest, aga mingi tihedusmuster ikkagi natuke tekib. Ja halbu näiteid on merikotka puhul ka, et ranniku lukub rohkem. Norras Smoola saare näide on kõige markantsem ilmselt, et seal on Avamere saarele ehitatud tuulepargis 10 hukkunud merikotkaid. Ja siis Eestis ka kõige arvukam liik, kes on otsa saanud selle rannikule või ranniku lähedale planeerimise pärast. Ja samamoodi pesa toitumisala vahe on oluline, et kõik need sisemapaarid, kes lendavad rannikule, need liiguvad väga palju seda koridori, et see on see koht, kus nad toitu toovad. Ja ma ei saa mainimata jätta, et see varja näide ikka meile ilgelt kraabib. Et siin paljud teavad seda tausta. Et Ida-Virumaal on see varja tuuleplaneering, õigemini seal on mitu planeeringut ja nüüd paar kuud tagasi tuli see üks planeeringu lahendus avalikuks ja me kohkusime ikkagi ära, et mis nüüd toimub, kuigi me muidugi ammu teadsime, et see tuleb sellisel kujul. Et seal planeeritakse tuulikuid pesast 700 meetri kaugusele ja meie põhikriitika on see, et miks? Et KMH on läbi viidud, mis jõuab umbes järeldusele sellisena, et kuna see on ülekaaluks avaliku huvi ja alternatiive pole, siis me peame ehitama. Andke andeks, ma ei ole mõjud hindaja. Aga vaadake peeglisse ja mõelge korra veel, et kas see on objektiivne tõde. Et julgelt kritiseerin selle lahendust, sest on olemas alternatiiv ära jätta. Samas planeeringus on 27 tuulikut, siin on 6 ainult probleemsed. Koosmõju teiste planeeringutega ei ole ka nii-öelda alternatiivide puudumisega. Mitu planeeringut on tsoonist väljas, üks järgmine ilmselt on ka tsoonist sees. Et ühesõnaga siin jõuti erinevate aruteludega selle nii-öelda leevendusvõimaluse alternatiivide puudumiseni, mis tähendab hüvituskohustust, aga see ei ole loogiline mõjude hindamine. Et see nii-öelda alternatiivide kaalumine, osaline ärajätmine, leevendamine, kõik see tegelikult me julgeme väita on ebakvaliteetselt tehtud. Ja 1 või 2 tuulikut on täpselt toidualale mineku suuna peal ka. Et on probleemne koht, siia tulevad päikesepargid, ma ei tea, gaasielektrijaam, mida iganes siia kõike tahetakse ühte samma piirkonda ehitada. Pesaleiti uuringute käigus juba oli arendajatel ilmselt õigustatud ootus, mitte lõpuni õigustatud ootus, aga mingi ootus seda realiseerida. Et meie sõnum hästi lihtne, et palun ärge tehke. Et väga halb lahendus ja tuleks üks halb pretsedent just kotka mõjude ignoreerimise mõttes. Ja mitte ainult see pesapuu saeti ka veel maha. Et keegi ütle, kes seda tegi, me ei süüdista mitte kedagi, Keskkonnaameti inspektsioon uurib, aga siin ei pea väga kaugele mõtlema, et kes seda võis teha, õigustatud kriitikat, muret võib olla ju siin ükskõik kellel. Tähtis ei olegi, kes seda tegi. Probleem on selles, et üldse maha saeti, et see on lihtsalt nii rumal ja ebaeetiline. Kotkasti 6 pesa, ta ei läinud mitte kuskile, sest see on ideaalne koht rannikust 6 kilti hane põldude ääres.
et seal on 3 kuud aastast on põllud hanesid täis. Ja need Ida-Viru kotkad ei saagi merele lähemal pesitseda, sest see rannik on asustust täis. Nad tulevadki üle nende külade metsamassiividesse sinna, kuigi seal on ainult üksikud paarid üldse teada ja pesi on enamik leidmata. Et lihtsalt siuke karm näide ka. Aga kaljukotkas, et siin juba varem mainiti ka, et see on niuke ohoo või uue teadmisega liik. Ja see ohoo tuleb saatja andmete pealt, et nüüd Gunnar Sein koos abilistega on saatjaid pannud vanalindudele ja noortele ka. Ja siin on ühe emaslinnu punktid hästi suure ala peal, et see kaardi diameeter on siin 20 kilomeetrit umbes. Ja punasega on siis see maismaalinnustiku tsoon 1, ehk siis pesitsus elupaik Eelises, mis on tavaliselt pesasoo, ükskõik mis soo ja ükskõik mis kujuga, pluss siis pesale veel 2 kilomeetrit. Ja kohe on näha, et see punane laik ei katta ära seda kodupiirkonna tuumikut, mis ongi kogu soo, selle lähiümbrus, pluss lähedased sood. Et siin on mitu pisemat sood ümberringi, nende peal nad käivad vähemalt konkreetne isend ja visuaalvaatustega ka isaslind käib naaber soode peal ka hästi tihti. Et siin need lõunapoolsed rabad, ja sellega on hea sihtida siin, näete küll. Ja valgega on tuulikualad ja siin mõju hindaja küsis kotka mõju, sest oli teada, et on saatja andmed. Ja enamike alade puhul on näha, et ei ole suurt probleemi. Et see paar nende tuulikualade peal käib siin pisteliselt, ebaregulaarselt või vähe välja arvatud siis sellel kõige loodepoolsemal, et seal lõuna otsas ühes põllusüsteemis käib ikkagi regulaarselt toitumas, eriti süügisperioodil. Et emane on kevad-suvel ju pesa peal, siis hakkab alles seal suve keskel kaugemal liikuma. Ja kõikide kotkaste puhul, nagu siin enne ka nägite, et see kodupiirkond ei ole kunagi ring, et meile meeldivad hästi lihtsustused. Kaitsetsoon on ring, tsoon 1 on ring, aga päris elu kunagi ei ole ring, et see sõltub maastikust ja sellest väärtusest või kvaliteedist konkreetses kohas. Ja oluline fookuskoht on ka toitumisalad. Raba lähedased uudismaad on need siuksed ühed võtmekohad, aga ka soode lähedased toredad, madalad, märjemad, rohumaade, rikkamad kultuurmaistud. Et see sama loodepoolne tuulikuala on ka selline vigala üleme jooksu peal olev niuke mosaik karjamaadest, rohumaadest, põldudest, metsatukkadest. Et käivad saagijahil seal, otsivad endale toitu. Ja oluline rakendus on soodele ja olulistele toitumisaladele seda tuulikuvaba puhvrit arvestada, mis siis tänase teadmise kirjanduse järgi on kilomeeter. Et soodele olulistele toitumisaladele kilomeeter. Ka ei ole suur probleemne tegelane tuulikute planeerimise mõttes, aga puude mõju ikkagi, ma arvan, et 10 tuulikualadel. Avalikustud planeeringulahendusi me oleme näinud veel suhteliselt vähe. Keskkonnaameti uuringuid ja andmeid on näinud natukene rohkem, aga seda kaarti mõeldes, mida amet näitas, siis ka amet ei ole enamike tuulikualade uuringute andmeid üldse näinud. Kui te vaatasite neid välja valitud alade hulka, neid on umbes 200 Eestis, neid väikesid killukesi. Mustoonekurel tsoon 1 kõige suurem, aga sellel liigil nüüd tsoon 3 kõige olulisem. Et üli suure kodupiirkonnaga tegelane ja see põhjus, miks ta käib nii kaugel toitumas, on toitumisalade kvaliteedi langus, vähemalt see on meie eeldus ja hüpotees. Toitu on lihtsalt voolu veekogudes, mis on põhiline toitumises koht nii vähe, et ta peab liikuma hästi laial alal. Sööb põhiliselt kalu, aga kevadel ka konni, veeputukaid, vähke, ilmselt ka selgrootuid. Käib toitumus kuni 40 kilomeetrit, aga see kodupiirkonna tuumik on 4,8, 50% tuumik. No nii, mul nüüd kadus slaid ära, aga jätkame. Ja Vahe-Eesti loodusmaastike liik, kellel on hästi suur mõju just selle regionaalse
tuule planeerimise loogika kontekstis, et Vahe-Eestisse surutakse rohkem, seetõttu must hoonekurg on täitsa oluline liik ja oluline teema. Ja samamoodi oluliste toitumisalade lähedal ei tohiks tuulikuid teha, toitumisalade ja pesade vahelistele põhilistele koridoridele, mis selgub valdavalt saatja andmete pealt, muidu on seda keeruline kätte saada, seda teadmist. Visuaalvaatlustega tuleb infi väga vähe ja ala on lihtsalt nii suur, mida on vaja tõlgendada. Et sellepärast on ka see oluline. Nii, mul käib siin mingi oma elu täiesti, nii et ma räägin peast. Et tulen siia poole. Ja Sopi Tootsi näide teile ka, et ei räägi detaile sellepärast, et siin põhiloogika on see, et tänase planeerimise kontekstis ei tohiks Sopi Tootsi tuuleparki olemas olla. Läänepoolne pesa leiti pärast ehituslubade väljaandmist ja kirdepoolne pesa on ainsana asustatud, mis kolis või kes kolis lähemale enne tuulepargi ehitamist pärast ehituslubade väljaandmist. Ehk siis siin realiseerus selline õnnetu juhtum, kus tuulepark on Must-Hoonekurele ülilähedal. Lähimad tuulikud on 1,8 kilomeetrit vist pesast täna. Ajalooliselt on olnud siin 3 paari, aga aruks on 4% aastas langenud, selle pärast neid on oluliselt vähem. Ja nüüd on oluline näha, et mis siis saab, et seal on lindudel saatjad seljas ja me nüüd näeme reaalajas, mis saab, et praegu on ainult 1 aasta andmed selle tuulepargi töötamise aja jooksul, neid me oleme hakanud nüüd otsast analüüsima, tulemusi näete kunagi hiljem, sest need on alles arendajale välja saadetud. Aga lihtsalt üldpildina teile, et oluline tuulepark Eestis, aga Must-Hoonekure mõju sükste halbade asjaolude ja halva planeerimise tõttu realiseerus kahjuks. Et see tuulepargi planeering tehti siin juba 10 aastat tagasi, et see on põhipõhjus. Must-Hoonekure puhul on toitumisalad on oluline, et vaadake neid laiemas mastaabis ja me ise kirjeldame neid kvalitatiivselt, nagu amet mainis, siis selle kohta peab tulema ka vähemalt tegevuskavasse või sinna ameti metoodikatesse ka mingi lühijuhend. Et hindame kvaliteedi järgi, kurg eelistab toituda madalaveelistel, kõvapõhjalistel, ligipääsetavatel metsaojadel, jõgedel ja peagraavidel. Ja siin põhimõtteliselt see kvaliteet on piltidel näidatud ka, et üleval A, keskel B ja all on C, ehk siis kõige halvem, et keskmine kuivenduskraav on sobiv, aga kuivab üsna ruttu üldjuhul ära. Sellepärast on toitu vähe, keskeltläbi kehve. Keskmine on niisugused looduslikud jõed, mis võivad olla liiga sügavad, et üle 50 sentimeetri ta tavaliselt ei lähe. Aga kui on madalaid kaldalasid, lamme, lompe, lookeid, vanajõgesid, siis seda kvaliteetsem. Ja Must-Hoonekurel teaduskirjandus ja Eesti andmed tegelikult näitavad, et tekib osaline vältimisala ja maastiku mõjud või siis need sellised laiaskaalalised kaudsed mõjud on tegelikult suured või pikaajalised. Et ainus näide või selline suur näide on Saksamaa uuring, mis näitas suurel alal, kus oli tihedalt tuuleparke arvukuse mitu korda suuremat vähenemist või kiiremat vähenemist kui mujal Saksamaal või samas liidu vabariigis. Et ühesõnaga on küll probleem. Aga pesadest kaugemal on oluline säilitada toitumisalade kvaliteeti. Ja meie soovitus on jätta nendele väga väärtuslikele toitumisalade ka kilomeetrine puhver. Lihtsalt, et oleks see lennukoridor seal piki lendamiseks pluss tiirlemiseks, et nad kõik võtavad kõrgust Must-Hoonekurg seal hulgas ja võivad kanduda ükskõik kuhu vastavalt tuulele ja ilmale. Väike konnakood, kas kõige tugevama puutega liik tuulikualadel. Neid on kõige rohkem tuulikualadel, tsoon 1 on 2 kilomeetrit ja see on nüüd seesama nagu teistel liikidel, see ongi see kodupiirkonna tuumikala. Enamikel liikidel oli see siis 50% kodupiirkonnast, et ainult pool sellest, mis vaja. Samamoodi territooriumid on erineva kujuga, siit on aluskaart ära võetud, kuna te ei tohi neid andmeid näha või vähemalt asukohaga ära siduda, et lääne pool on raba, sellepärast ta seal ei käi, et kui on ümberringi kultuurmaastik, siis ta katab selle 2 kilomeetrit ikkagi, sõltub maastikust, metsa rohkusest, kuivusest, maastiku kuivusest, aga üldjuhul katavad ära
2 kilomeetrit ikkagi väga veenvalt. Ja olulisi toitumisalasid on ka 3 kilomeetri või 4 kilomeetri kaugusel. Et siin kaardil näete ka või punktide pilvel, et siin põhja ja lõuna suunas on teatud põllud ja rohumaad olulised toitumiskohad, kus käiakse palju toitumas. Ja saatja uuring on selle liigi puhul oluline juhul, kui hakatakse arutama seda, kas tsoon 1 ehitada või mitte. Sest igasuguse kaudse hindamisega, mingi teoreetilise tuletisega on võimalik jõuda ka mingisuguse vastuseni, aga praktika näitab, et see on täitsa suvaline sel juhul. Et parim info on saatja uuring või kui see ei ole võimalik, siis hästi veenev hulk visuaalseid vaatluseid jälle laiemal alal, lihtsalt et nähagi, kuidas ta seal maastikus päriselt liigub, kõrgel lendab, mis on see nii-öelda võtmekohad ja nii edasi, et seda infot on vaja. Ja täna on tuulikualadel 10 linnul saatjad, enamikke muide ei ole üldse Kotkaklubi pand, et panevad välised eksperdid, sealhulgas ka need, kes ei ole väga kogenud kotka inimesed üldse. Aga põhiline on see, et seda infot tuleb juurde. See kaart ei ole tuulikuala pealt, aga seda infot tuleb juurde ja seda tõlgendamise praktikat nüüd hakkab alles tekkima, et need on kõik hästi lühiajaliselt olnud saatjad, mõned kuud enamasti. Ja andmeid on vaja vähemalt 1 hooaeg, sest sesoonselt on liigi käitumine erinev. Kevadel külastab erinevaid kohti, käib ka metsades näiteks toitumas päris palju. Kraavide peal, märgade aukude peal, märgade lankide peal. Ja siis suvel sügisel rohkem põldude peal. Tuuleplaneeringu negatiivne näide Lääne-Virumaalt. Ma ei tea, kuidas selline tuuleplaneeringu ala üldse sündis, aga teadaolevad pesad, mille tsoon 1 planeeritakse tuuleparki. Meie vaade ammu algusest peale on olnud see, et siia ei ole võimalik ehitada tuulikuid. Selline madal rohumaadega uudismaa, kus Kotkas on elanud aastakümneid, seal on olnud 5 erinevat pesa siin peaaegu ümber põllu, ainult põhja suunas ei ole olnud. Täna 2 pesale on rõngad ümber tõmmatud, katab kogu ala ära ja seal põllu peal raudselt see lind kogu aeg lendab ringi. Et seal küll tehakse saatja uuringut ja see vastus veel tuleb, aga pole mõtet planeerida meie vastus. Et siukse koha peal ei ole mõtet üldse suruda, et see on ülikeeruline seda siin leevendada või realiseerida, et siuke kompaktne pesa põld või pesa lähedane toitumisala. Avalikustatud planeeringuid on hästi vähe, et me tegelikult enamikku ei tea, mis sealt tulemas on, aga siin Raplamaalt mõned näited on. 3 planeeringuala, igalt ühelt leiti Kotka pesa erinevatel aegadel, tavaliselt planeeringu või selle uuringute jooksul või siis isegi avalikustamise järel või ajal. Neist kõige läänepoolsem tõenäoliselt jääb ära, seal on ka see sama Kaljukotka mõju. Keskmisele alale täna pakutud lahendus on selline, et esimene tuulik tuleb pesast 1,4 kilomeetrit. Meie vastus hästi lihtne, näidake saatja andmeid või veenvaid andmeid, et mõju ei ole. Kotkas küll kolis natuke kaugemale, aga jätkuvalt andmeid ei ole, et väita mõju puudumist. Tuulikud on tsoon 1 sees. Ja siis see idapoolne on nii-öelda pesa leiti planeeringu lahenduse avalikustamise järel. Et siin ka saatja andmed tulevad nüüd, ma saan aru, aga mis see lõppvastus on, selgub töö käigus. Ma saan aru, et on soov ikkagi ka tsoon 1 sisse teha. Et vastus sama, proovime tsoon 1 jätta tühjaks. Et ainult saatja andmed veenvalt saavad näidata, et nad ei käi mingi koha peal. Ja Suurkonnakotkas viimane liik, kellel on natuke suurem tsoon, kuna tegemist on hästi haruldase ja ohustatud liigiga, ainult 5-10 paari, umbes sama palju isendeid Eestis ainult. Tuulepargid ei ole küll teema, aga üksikud planeeringud on lähedal või uuringuid on tehtud selles 3 kilomeetri raadiuses ka. Ajalooliselt pesitses siis luha nii-öelda vööndites suurte jõgikondade, vesikondade luhasüsteemide peal. Täna on natuke rohkem kolinud ka kultuurmaistusse, aga need levikud uumikud on sarnastes kantides. Ja selle liigi toitumisalad on natuke kaugemal veel kui Väike-Konnakotkal. Et siin on ka ilusti näha, et see tsoon 1 on põhimõtteliselt punkte täis, ainult üks kompaktsem metsaala nõredama nii-öelda tihedusega, et seal saaks kaaluda serva peale mõne tuuliku tegemist võib-olla.
Ja leevendusmeetmeid on erinevaid, aga meie põhijutt ja sõnum teile on see, et halba asukohta ei ole võimalik leevendada. Et öelge ja mõelge ja rääkige ükskõik mida, aga kui tuulik on vales kohas, siis ei ole võimalik leevendada seda. Et toitumisalad tuleb jätta nii hästi vabaks, kui see teadmine olemas on, lennukoridorid seal hulgas. Kaamerasüsteemid, millest me ka kuuleme, on kindlasti tulevik, aga täna seda veendumust ei ole, et see on parim võimalik viis leevendada. Kindlasti vähendavad hukkumist, aga ei väldi suremist. See on see probleem. Et tuulik peaks seisma selleks, et kotkas ei hukkuks. Ja meie ettepanek või mõte on see, et juhul kui kusagilt päriselt tuleb see hukkumine, Eestis ei ole ühtegi kaamerasüsteemi täna tuuleparkides. Kui tuleb hukkumine, siis läheb see süsteem kohustuslikuks. Nii nagu Leedu täna näitas küll teiste künnisväärtustega 2 kotkas 3 aasta jooksul, seiret tehakse 1 aasta. Aga okei. Või seiret tehakse iga 5 aasta tagant, et siis mõelge välja, kuidas saada 2 laipa. Peab olema väga palju hukkujaid. Aga Eestis võiks see loogika olla, et kui 1 leitakse, siis on kaamerasüsteemi selle liigi jaoks vaja. Labade värvimist siin mainiti, tehniliselt keeruline, aga igasugused muid meetmeid on ka. Tuulepark võib ju 5 kuud seista ka, nagu ka Leedus on näide, et tahad lähemal ehitada, tuulepark seisab pesitsuse ajal. Ilmselt ei ole lõpuni mõeldav enamike alade puhul ja arenduste ja arendajate puhul. Aga hooajaline peatamine või viljakoristusaegne peatamine oleks väga elementaarne. Ja kokkuvõte, asukoht, nagu ütles Leedu kolleeg ja Soome kolleeg. Teeme tuulepargid õigesse kohta mõjude mõttes. Et valime parimad või väiksema negatiivsega mõjuga kohad, need on päriselt maastikus olemas. Tänane planeerimise loogika ei jõua nendeni. Praegu käib seesse meest planeerimine, ehk siis see oht on väga reaalne ja esimesed näited seda näitavad ka, et see oht hakkab realiseeruma nendele liikidele. Uuringuid ja detailset lahendust on vaja vaadata laiemalt. Tegelikult kuni 14 kilomeetrit, aga vähemalt 2 kilomeetri ulatuses, vähemalt nendele hästi ohustatud liikidele. Igasugused kaudsed hinnangud, eksperthinnangud, lihtsalt millega arvamised on enamasti ekslikud, on vaja põhjalikke uuringuid ja teadmiseid. Ja tsoon 1 sisse, no-go tsoon. Ärge tehke tsoon 1 sisse tuulikuid. Kogu planeerimine on poole lihtsam, ei ole valus. Ei ole ka kogukondadele, ma arvan, valus. Ja põhiline, et ei ole nendele liikidele valus. Et ärge tehke tsoon 1 sisse ja läheb teil endal planeerimine palju lihtsamini ka. Nii, aga tänud. Lund enam ei ole, aga kotkad pesitsevad, vähemalt merikotkad. Aitäh! Nii, sulle on üle 20 küsimuse. Aeg sai otsa. Neid on, aga teeme kiirelt, ega meil on vaja kohvipausile minna. Mõned populaarsemad küsimused siin. Aidu kohta oli küsimus, mis põhjusel Aidu kui Eesti kõige uuemat tuuleparki ei järelseirata? Seda vastab Keskkonnaamet, aga ma saan aru, et polnud olulist mõju lindudele, seetõttu ei nõutud järelseiret, aga ma võin eksida ka. Kas ja milline võiks olla kotkaste ja Must-Toonekure puhul aktsepteeritav tuuleparkides hukkumismäär aastas? Leedu kohta oli ka, et kas võiks teha nagu Leedu, et lubatud lindude hukkumise arvu peaks kehtestama? Nii nagu mainisin, 1 hukkunud lind 1 tuulepargis, mitte 1 aastas või 4 tükki 6 aastas, et seal põhimõtteliselt peab olema 0 tolerants. Et see kaamerasüsteem, ta võib olla küll kallis, aga kui see tehnoloogia läheb nii palju paremaks, et see vähendab suremust, ma ei tea, kordades, et miks siis ei või neid panna. Igal juhul tuleb teha sel juhul leevendusi. Alternatiiv on seisma jätta. Küsimus oli Saarde tuulepargi kohta ka, et millele tuginedes ehitati Saarde tuulepargi tuulikud väike-konnakotka pesast vaid circa 500-600 meetri kaugusele. Kuidas see on pesitsemist mõjutanud? Jaa, toona oli ka varasem planeering, praktika teine, maismaase linnustiku analüüsi olnud. Linnustiku järeldused olid ebapädevad, mis lubasid tuulikud 600 meetri kaugusele. Et halb pretsedent, mida ei tohiks olla. Pesitsemine? Kotkaklubi analüüsib neid, et seal on hetkel ei saa öelda, mis see vastus on. Aga 2 hukkunud väike konnakotkast on sealt tulnud.
kui palju on Eestis kotkaid surma saanud pliimürgituse tõttu versus tuugenid? Rohkem. Jaa, plii tapab pooled merikotkad, tuulepargi protsenti ei arvuta välja praegu, aga need on summeeruvad ohutegurid. Et kui te need kõik omavahel kokku liidate, siis teatud liikidele on seda kõike liiga palju. Et sellepärast kaljukotka arvukus ilmselt väheneb, et me pliiga mürgitame neid jätkuvalt ära. Et kaljukotkal on ka suremus plii tõttu kindlasti väga kõrge. Küll me ei tea täpselt, kui kõrge. Kui palju rajatavad elektriliinid võrreldes tuulikutega probleemiks on? Jaa, sarnane küsimuse loogika, et kõik muu ju tapab rohkem, aga sama vastus, et kui kõik kokku liita, siis peab vaatama, kas on probleemne. Elektriliinid tapavad võib-olla musttoonekurgi rohkem, aga väikekonekotkaid on võimalik tuulikutega paremini kätte saada. Siin oli veel mõni ingliskeelne küsimus, et kas on mingi soovitus või piirmäär, et kui palju peaks olema neid pesitsevaid paare riigi kohta? Või kas on mingid piirangud kasvavatele populatsioonidele? Seda ilmselt me kuuleme homme ameti käsitluses, et kuidas see loogika võiks edasi minna, aga kui amet arvutab välja need nii-öelda tolereeritavad hukkumise määrad vastavalt siis populatsiooni suurusele, suremusele, produktiivsusele, et siis saab sealt edasi seda arutada. Et ma ei kujuta ette, kui suured need numbrid on, aga väga haruldastel liikidel, ma arvan, see number ongi 1, et rääkides näiteks kaljukotkast või musttoonekurest. Merikotkal, konnakotkal kindlasti midagi muud, jah. Ma näitan sulle pärast lava taga kõiki ülejäänud küsimusi ka, siis saad hakata vastama neile, sest me ei taha enam kohvipausi pidurdada. Teeme ühe vähemalt 20-minutilise puhke kohvipausi ja siis on 3 ettekannet veel päeva lõppu. Aitäh, Renno, jah!